tänases saates esimene teema muideks on New Jerusalem versus Novorossija. See on siis uus Jerusalem versus Uus-Venemaa. Meil on riigi keele teatavatele nõuetele tuleb vastata. Sest meie ainsana vastame nendele nõuetele üldse veel. Ja et siin nüüd ongi, kuna Marco Rubio, Ameerika USA välisminister, tema on öelnud, et see Ukraina sõda, et see on varisõda Vene ja USA vahel. No, mis seal Postimehe sõnul on see loomulikult Rubio edastab Venemaa nagu jutupunkte. Jah. Et siin on nüüd, sellesse teemasse võiks natuke süveneda. Kas on õige see, et Venemaa seal sõdib, eks ole, on õige? No, Venemaa jaoks ta ei ole nagu varisõda. Ja ei ole, ta on täitsa okei sõda, sõeline erioperatsioon. Ja siis Ameerika poolt küsides, et kas nad vähemalt sinna sõtta on panustanud. Relvi on andnud, raha on andnud. Minu meelest Trump ütles, et nad 500 miljonit andnud. 500 miljardit. 500 miljardit muidugi. Kas nad on andnud, aga nii palju nad tahtsid mingi maavara lepinguga nagu saada. Ja siis need Ukraina kasaarid, need, kes seal võimul on, need siis omakorda on öelnud seal sedasi, et ei, nemad on ainult 100 miljardit on kätte saanud. Jah, 75 ütles neil see. Ja see Kaalikas ütles, et tema on ainult 75 saanud. No aga ju sedasi, Trump ütleb sedasi, aga need arvepidamid meit on välja läinud 500. Jah. Järelikult vastutad praegu selle eest. Täpselt, kellega sa äri tegid, kellega sa raha võtsid. Kohe sõrm maha, kus on praegu need 400. Hopp, nii. Et nüüd on sedasi räägi välja, kelle käest seda raha vastu võtsid, et äkki siis on teised tuuri pannud, aga sina vastutad, sina tood oma maavarad lettina. Muidugi. Ja kui maavarasid on, siis on kõik okei. Ma arvan, et maavarasid lihtsalt ei ole. No, vaata, need võivad olla juba maha müüdud 3-4 korda. Hunter Bidenile kõigepealt. Kõik, kes tahtsid, kõik said maavarasid. See on nagu siin Pärnus on näiteks üks kortermaja jõe ääres. Seal müüdi korterid nii palju, kui ostjaid oli. Tuli uus ostja, palun, millist korterit sobib, eks ole, see päev käsi raha ette, eks ole, järgmiseks toovite ka seda korterit, võtke, see on hea korter. Ja nii müüdi täpselt nii palju. Ja maja polnud veel ehituma hakatatud. Ei, üks maja ehitati valmis, aga neid kliente oli võib-olla linnajagu seal, seda me täpselt ei tea. Aga skeem oli see, et kõik said sinna majja korteri, kes tahtsid. Ma arvan, samamoodi on Ukraina maavarad, aga kõik neis maavarasid tahtsid kõigile need ka müüdi, aga see ei ole ukrainlaste välja mõeldud. Seda siin Pärnakad on teinud juba aegade algusest peale sellist äri, sellega meid juba nagu ei üllata. No britid ka ju, ega need tegid mingi 100-aastase lepingu seal, aga britid on lurjused. Britt ei tohi uskuda, Britt on alati valetanud. Ja nüüd ongi, olemegi nagu seal selle lõhkise küna ees, et me näeme ikkagi seda, et Venemaa seal sõdib, see on fakt, ja näeme ka seda, et Ameerika on pannud sinna 500 miljardit. No nii nad ise väidavad, ei hakka vastu vaidlema, kui suur ülemus sõjapealik ütleb, et nii on pandud, siis ikkagi tundub olevat, et kui ta vähemalt ei sõdi, siis ta on selle sõja peainvestor, sest keegi teine nii palju sinna sõtta investeerinud ei ole. Ma arvan, isegi ukrainlased pole pooltki nii palju raha pannud. Sellise nagu põhilise asjad enne selgeks, et mul on siin, võtsin kaasa kodust sellise raamatu, et ta on küll väga arukordne, et teda nagu väga ei ole, et see on selline kuulus vene kirjanik Aleksandr Solženitsõni raamat. Nobeli preemia autor, väga tunnustatud kirjanik. Ja see raamat on kaheosaline raamat, esimese osa võtsin kaasa, et Vestilev meeste. 200 aastat koos. 200 aastat koos ja 200 aastat koos tähendab seda, kui selle venelased said selle aastatel 1790-1795 selle 3 Poola jagamise käigus said omale need Ukraina alad ja kõik nagu ütleme juudika kauba peale. Ja siis on võetudki see periood. Ühesõnaga siis Vene impeeriumis enne seda ei olnud juute, et kui nad said need mingid Poola aladele käpa peale, siis tekkis see seltskond nende sinna rahvastikku. Täpselt, ja siis ongi nagu võetud sedasi, et venelaste kohanemine või juutide kohanemine venelastega või vastupidi. Ühesõnaga üks lõputu edulugu. Rikastamine. Aga väga detailne kusjuures. Ja siis on sedasi, et seal on 200 aastat on rikastatud, muidu on detailne. Aga milleni tahtsin jõuda on see, et kui meil oli selle saate nagu see peatüki nimi oli see Uus Jerusalem versus Uus Venemaa Novorossija, siis siit raamatust on detailselt räägitud, et oligi nagu see, et kunagi see Mustamere äär, mis oligi see nagu Novorossija. See on siis Uus Venemaa. See oli aga ta oli nagu väga õredalt asutatud. Nii. Aga see ütleme terminile üldse, see New Jerusalem või Uus Jerusalem, see esimest korda mina kohtasin seda alles aastal 2004.
nii et see ma arvan, et see nagu kristluses on ka nagu levinud, vaata, et see piibli lugejatel see Jeruusalemm on kuskilt nagu tuttav nagu ette tulnud ja ei viitsi ise minna ju sinna araablastega sebima, et siis teed ise kuskil uue Jeruusalemma. Et ma arvan, neid ideid on varem ka olnud. See on pigem see on see piibli kirjutajate poolt nagu välja mõeldud, ütleme selle rahva poolt välja mõeldud, seal on kristlastega mitte midagi. Aga mis siis Solženitsõni raamat selle uue Jeruusalemma kohta ütleb? Mitte midagi ütle. Seal ei olegi mitte midagi, seal oli tegelikult oligi selle Novorossija, mis tookord oli, ja mida Vene tsaar tahtis nagu hakata asustama. Ja siis oligi, ta pakkuski selle välja juutidele, et asustab juutidega, et hakkab iga pealt teistest piirkondadest, et kus nendele nagu kitsas neid kiusatakse taga. Paha on olla. Seal on hea, kus meid ei ole, okei. Ja siis hakkab neid ümber asustama sinna nagu Novorossijasse, seal on maad, on head, viljakad maad, on Musmulla vöönd. Ja see on õige, eks maa seal ongi hea. Ja maa ongi hea, ja mingi harige maad. Mis te Siberis külmetate on ju mingi, seal on soe arbuusid. Siberis need asju on, Siberisse neid ei lastud küll. Aga kus nad olid? Nad olid nendel, ütleme, Ukraina läänepoolsetel aladel, Puula, ida-aladel, siis isegi praegused, ütleme, Leedu alad olid seal mingi Vilnius ja Kaunas. Vilnius oli muideks tollel ajal oli 90% oli juudi linn. No näed, kui tore. See oleks saanud ju... Ja Moldavia alad ka muideks seal Kišinev oli 50% juudi. Ja vaata, kui rahulik palestiinlasi ei olnud üldse, eks ole, kõik oli rahulik. Kõik toimis, kõik oli kuldne värk. Ja siis lihtsalt oli seal, et kus nagu juudid rahul ei olnud, et siis neid rahulolematud juute, et neid siis hakati nagu siis põhimõtteliselt ringi asustama. Ja mis neil siis rahulolematust põhjustas, kui palestiinlasigi ei olnud? Mis siis oli? Nendel oli seal sedasi, et rahvas oli vastu, et ei lubanud viinaga äritseda ja kõik olidki ja siis liigkasu võtmine ja kõik, mille pärast rahvas oli rahulolematu nendega. Aga kuidas see viinamüük siis käis või mis probleem? See kõik joovad minu meelest aegade algusest peale täie rahuldusega. Aga juudid võtsid selle monopoli enda kätte põhimõtteliselt. Vene riigi monopoli ei olnud, see tuli alles 1895. Või seal nad võtsid ise monopoli? Jaa, ise ja need olid sedasi, hakkasid külades siis selle alkoholiga kauplema ja kõik nagu ise... Meil tegid seda Eestis tegid seda parunid, eks ole. Parunitel olid need viina mingisugused vabrikud, müüsid Piitrisse, ülejääk, mis Piitrisse ei läinud, müüdi matsidele kõrtsis maha. No kuidas seal, kes seal ajas viina? Seal olidki, juudid tegelisidki sellega, see oli puhas juudi äri. Ja sõnaga parunid ei olnud ja vaakumi täitsid siis... Juudid, jah. Aga hiljem kultuuri osas me räägime nagu genotsiidist ka veel, mis tollel ajal, mis nagu üldse seal nendel aladel nagu osaks sai. Aga et kui me saame selle ikkagi selle Novorossija ja selle New Jeruusalemma, mis nagu nende alade üle nagu see vaidlus käib, on ju. Ühesõnaga, venelastel oli mõte, et teeme siia Venemaa, uus Venemaa, aga inimesi ei olnud. Keegi taht minna sinna. Kunagi jah, ütleme, see oli nagu suht tühi ala, siis nad pakkusid juutidel välja. No kui keegi oleks tahtnud sinna minna, ta oleks ju sinna läinud, kui tühi maa on. Ilmselt ikkagi mingil põhjusel kas ei teatud, osatud. Nendel anti veel tasuta kõik seal mingid kariloomad, viljaseemned, kõik, et mingi asuge ringi. Kas see oli see jutt, mida Eestis ka kunagi räägiti, et saar annab maad? Ja just nimelt, ja ka oligi eestlased, ka paljud eestlased läksid ka sinna samasse Hersoni kanti. Seal on need Eesti külased, mis siiamaani on. No võib-olla midagi on veel. Midagi on alles veel, jah. Aga just nimelt, et anti see võimalus, et minge sinna nendele tühjadele aladele, et siis hakake tegelema maa harimisega. Isegi majad ehitati nendele valmis. Aga seal oli sedasi, ega juut suuremasi maaharija ei ole. Igav. Tee peal, kui see retk sinna, kui pikk oli raske, nii. Mis siis tehti esimese asjana, pisteti nahka need veo- ja künnijärjad. Viljaseeme, see söödi ära, jõuti kohale, siis hakati kohe kohaliku kuberneriga, siis hakati neid toetusi ja abi nagu välja nõutama. Nojah, aga kui ei ole ju midagi süüa. Jah. Nii et põhimõtteliselt tootmisvahendid, need söödi kõigepealt ära. Nojah, aga mis sa sööd siis kõige? Mida sa muud ikka sööd? Kaunis mõistlik. Nii et see on nagu selline see vanem see Novorossija, see nagu ajalugu, siis Jeruusalemmast ei olnud. Võib-olla nüüd appelleeritakse ka sellele, et kunagi ikkagi juudid nagu asustati. Tundub, et venelastel see juutide ümber asustamine kuidagi hästi ei lähe. Nõukogude ajal ju ka juudid võisid välja rännata. Oli raudne eesriie, kedagi lastud juute lasti, nad pidid minema pühale maale. Aga läksid Pariisi, see oli nagu natuke püham maa. Ega nad sealt kaugemale jõudnud või kui siis kuskile New Yorki.
et ei õnnestu ja Vene riik on väga abitu olnud nagu juutide nagu, kui te ütleme, sihipärasel suunamisel objektile. Kusjuures kõige massilisem see juutide väljaränne, ütleme Vene riigist oligi, see oli mingi 1800 lõpp kuskil. Ja siis nad läksid sinna sama Novorossijasse või kuskile? Sinna läksid kõige suurem osa läks kui Ameerika Ühendriikidesse. Ja need olid lausa miljonid olid. Aga see oli muideks peale seda, kui see Tsaarikodi režiim kuri ja paha, tema siis nagu kehtestas selle alkoholimüügi monopoli. Võttis nagu alkoholimüügi õiguse ära endale. Aga kuidas see oli, kas riik siis müüs ise või seal ikkagi olid mingid inimesed, kes seda riigi nagu seda monopoli teostasid siis? No ikkagi inimesed, kes seda nagu riigi monopoli nagu teostasid, aga need ei olnud enam juudid. Venelased hakkasid venelastele müüma. Oi valb, täitsa kohutav lugu. Loomulikult tuleb Ameerikasse minna. Ja siis läksidki massiliselt. Arusaadav. Nii et see on nüüd ütleme selle Novorossija versus New Jeruusalemma nagu see saamislugu, et mis ta ikkagi nüüd on.